Hei, ma olen Kreis, ma õpin skulptuuriinstallatsiooni viimasel kursusel, olen kohe lõpetamas. Ja ma ei tea, räägime veits kunstist. See oli 2025 aasta Noore skulptori preemia näituse jaoks. Tegin enda skulptuuri. Põhimõtteliselt teose kontseptsioon on see, et ma tegelen tänavakunstiga. Tänavakunsti ma ei ole kunagi elu sees näinud nagu Vana-Kreeka stiilis. Naine, tänavakunst hoiab spreipudelit käes ja lisaks sellele, et see olen mina ja tegin enda skulptuuri, et need on nagu sellised vastuolulised asjad tavaliselt nagu traditsionaalses skulptuuris sellist asja ei näe. Vaatame, mis siin skulptuuriruumides toimub. Põhimõtteliselt siin on niisugune väike lihtsalt mingi ruumikene, kus tavaliselt hindamistöid teeme. Siin praegu on 2 esimese kursuse õpilased teosed, mis lähevad siis hindamisele. Enamus töö toimub siin keskel. Okei, siin on ühislaud, siin me teeme tööd. Siin on puiduosakond. Meil on oma puiduosakond, see on lahe. Me ehitame karkasse või mingid nagu tugistruktuuri või kui sa oled väga spetsintu puit, siis saab nagu eraldi mingit puiduskulptuuri ka teha, aga nagu seda pigem ei tee, pigem nagu kips, metall. Siin siis on vokaal-instrumentaalansambli Ants 1 ametlik seinapind, kes on siis mõnel EKA üritusel käinud viimaste aastate jooksul, on kindlasti neid laivis ka kuulnud. Siit alt võib leida Eesti presidendi Alar Karise, kes ütleb siis, et eestlased on antsurahvas. Üleval on siis Hilka Hiiop kogus oma hiilguses. See on siis minu sulest pärit joonistustunni raames valminud portree meie uuest rektorist. Me siseneme kipsiruumi, mis on kõige mustem ruum siin ilmselt terve kooli peale. Valan enda plaate. Minu lõputöö tuba. Tere tulemast! Siin näete väga palju vaipu, niisugust vanaaegset temaatikat. Põhimõtteliselt minu lõputöö inspiratsioon on siis minu vanavanema mahajäetud maja ja sul on kõik mööbel alles. Heaven. Proovin ühte seda ruumi sealt majas nagu recreate ida ja seal on ka seinad kõik kaetud vaipadega, et nad on need samad vaibad ja mul on tegelikult veel kuskil mingi 10 vaipa, mis tuleb nagu siia maha igale poole. Ja siis selle seina ma recreate'in selle nagu köögiseina, kus on ka niimoodi plaaditud ära. Need ongi need plaadid, mis ma siis teen. Teen iga päev juurde, neid on mingi 200 umbes vaja. Praegu ma olen 1 rea teinud. 2 tundi, 1 rida, let's go kuskil mingi, ma ei tea, 10 rida veel teha. Liniku mustriga plaadid ja mul on siuke detailplaat ka, mis tuleb siis nagu keskele silmapiirile, mis on mu vanaema liniku mustriga plaat.